Tere varahommikust siit Grüllefordist. Jõudsime siis hommikul asjad kiirelt kokku pakkida. Võtsime hommikusöögiks kiired võikud, Sten pani oma Fruit Loopsid sisse ja Padavai autosse. Mannil tuli eile õhtul tunne, et võiks ikka käia vaadata ära, mis see järts on. Ja lähtudes sellest, et ainult 3 auto kohta oli siin platsil vaba, mõtles, et ei, mõistlik on ikkagi tulla varem. Nüüd me siis oleme siin varem, aga saime platsil viimase autokoha. Ja tänu sellele me suure tõenäosusega ikka mahume plaadile peale. Siuke 99,99% tõenäosus, et me ikkagi saame peale. Aga nüüd me lihtsalt peame natuke siin passima 3 tundi ja aega parajaks tegema. Aga jällegi nii ilusas kohas. Ma arvan, et see aeg lendab lihtsalt linnutiivul. Nagu in no time me oleme paadi peal. Ja avamerel teel Lofootide poole. Täna on jälle siuke päiksepaisteline palav ilm. Eeldatavalt ilmateate järgi peaks olema nüüd viimane. Ja homsest peaks jahedaks ja vihmaseks minema. Aga no eks vaatame. Siin ilmateade muutub ka iga päev, et võib-olla see kuumalaine veel jätkub. Sealt tuleb meie praamike. Loodetavasti mahume ilusti peale ja saame oma teekonda jätkata. Nagu näha, siis me lõpuks saime ilusti praamile. Läks õnneks. Mann ütles, et ma pean teda tänama, aga ma tänan kindlasti ka kõiki pöidlahoidjaid. Tänu teile ja tänu Mari-Liisile meil õnnestus siis praamile saada. Aitäh! Oleme nüüd otsapidi Andoja saarel ja meie teekond täna viib sellisesse linna nagu Sortland, aga tee sinna põhimõtteliselt on 2 varianti, kas otsetee või siis Andoja Scenic Route ja meie loomulikult võtsime selle Scenic Route'i. Seda kutsutakse minu arust oli ka vist Ocean Route, ehk siis kogu see tee on mööda saare rannikut ja sul on paremat kätt, on kogu tee ulatuses on Norra meri. Et siuke väga äge koht. Oleme esimese vaateplatvormi juures ja meri on selja taga selline hästi ilus jälle sinine. Ja mäed muidugi on siin jälle natukene teistsugused. Kogu aeg on siuke üllatus ja vaheldus. Ei ole nagu siukest olukorda, et juba nähtud igav. Seda siin kindlasti ei ole. Nüüd me oleme kunagise saamide pühapaiga Piukekerka, vist oli see hääldus juures. Minu selja taga on Booramägi, nagu Boora Hansgrohe rattatiim. Siin on üks äge väike majakas ja rannas on hiigeldavad lambad, kelle jaoks on siin ääretult palav. Selja taga on meri, ookean jälle ja mann ka. Laps ronib meil kuskil seal üleval kivide otsas. Aga mis meil paistab sealtpoolt, kuhu me suundume? Sealt paistab pilvine ilm ja vihmasadu. Ehk et me nüüd lõpuks vist jõuame sellest kuumalainest välja ja saame tavapärasesse Norra ja Lofootide kliimasse +13 ja vihm, mis ei ole üldse paha vaheldus. Aga koht ise jällegi tähistatud kui selline peatuskoht tee ääres ja vaatamisväärsus ja täiesti mõnus on siin seisma jääda ja täiesti mõnus on siin jalutada.
väga äge ja võimas koht. Pühapaiga tunne on kohe täitsa olemas. Siin on looduslik spa. Kivide peal teed jalad kuumaks, siis lähed jalgupidi külma merre ja siis tuled jälle kivide peale jalgu kuumaks tegema. Ja ühtlasi merreminek teeb sulle tallamassaaži, sest siin on hästi palju kivistunud väikseid merekarpe, mis mõnusalt torgivad, teevad tallamassaaži. Suurepärane. Käisime jalgupidi ka Norra meres jälle. Siin on ääretult ilus liivarand. Mann on praegugi veel jalgupidi sees. Vesi on külm, aga mis ägedad mäed meil selja taga on. Ja helesinine vesi. See on nagu mägede puhkus ja Vahemere puhkus 2 ühes. Ja ongi peaaegu õhtu käes ja aeg päev kokku võtta. Andoja Scenic Route oli igal juhul väärt sõitmist. Praamisõit tasus ootamist. Et kellel siia kanti tulekut, siis kindlasti soovitan ikkagi see praamisõit ära teha. Vaalasid ei näinud, küll aga nägime väikseid delfiine, pringleid. Ja üleüldse kuidagi see praamisõit tekitab siukest mõnusat vaheldust autosõidule. Et igal juhul soovitan see effort ära teha ja varem kohale minna, et kindlasti praami peale saada. Oleme nüüd Shortlandis siis ilusti kohal ja homme siis põrutame edasi Lofootide suunas. Ilm tundub, et läheb jahedamaks, talutavamaks ja kui lõpuks Lofootidel kohal, siis vaatab, mis edasi saab. Proovib võib-olla jälle matkata, aga pigem hoidume pikaajalisi plaane tegemist. Et võtame jooksvalt ja going with the flow. Homseni!